Tere tulemast! Minu nimi on Igor ja täna ma tahan lühidalt tutvustada peatselt algavat kursust Parim armastaja. Tegemist on kuuajalise rännakuga, kus üheskoos meestega me õpime palju uut ja olulist seksuaalsuse ja suhete kohta. Ma täna just sirvisin siin natukene ajalugu ja vaatasin, et meie esimene selline koolitus toimus siin 3 aastat tagasi, 22. aastal. Ja siis see nägi hoopis teistsugune välja, ma tegin selle ise WordPressis. See oli üsna algeline, aga selline tore, huvitav rännak, mida me tegime siis koos umbes 55 mehega. Ja vaatamata erinevatele tehnilistele viperustele ja muudele segavatele faktoritele sai sellest väga tore selline rännak. Aga tänaseks on see kursus juba hoopis uues kuues ja uue välimusega. Et see näeb välja siis vähe professionaalsem, mahukam, sisukam ja olgem ausad, need 3 aastat on andnud ka palju uut ja täiendavat materjali antud teema kohta. Ja mida selle kursuse käigus siis õpib või mis probleeme üldse selline kursus lahendab? Siin on välja toodud sellised peamised teemad, mille kohta see kursus saab aidata, on enneaegne ejakulatsioon või kui vahekord ei paku enam rahuldust, see aitab pornosõltuvuse vastu ja kindlasti kasvatab enesekindlust iga mehe jaoks, sest et enesekindlus on ülimalt oluline komponent suhete puhul. Kodulehel on üldse palju materjali, millega saab tutvuda, et aru saada, mida see kursus siis sisaldab ja kuidas see üles ehitatud on. Aga täna ma tahaksingi näidata veel mõningaid elemente, mida kohe palja silmaga ei näe, mis on siiski selle kursuse juures ülimalt olulised. Kõigepealt neile juba, kes on kursuse soetanud, siin üleval kodulehel parimarmastaja.ee ülemises paremas nurgas on olemas nupp osalejale. Ja selle kaudu pääsebki siis kursuse sisu juurde. Et kui praegu kursus avada, kõigepealt avaneb sisselogimise aken ja sisselogimise info on saadetud meili peale. Et nüüd me oleme siis koolituse sisu juures. Selline näeb välja see õppeklass, klassiruum, kus on siis erinevad moodulid, mis igaüks sisaldab, siin on kirjas näiteks teine moodul, maagiline hääl, 3 teemat. 3 lessons on siis 3 teemat, 3 alapealkirja, mis selle all on. Ja niimoodi on nad kõik teemade kaupa jaotatud. Iga loengu vahele tuleb ka üks massaaž. Et kokku on meil 15 loengut ja 15 massaaži, mis annavad kokku kuuajalise rännaku ehk 30 päeva. Ja õppimine käibki niimoodi, et kui me võtame näiteks lahti ühe teema, siis siin on 3 erinevat alateemat, on loeng, harjutus ja veel täiendav boonusmaterjal. Ja kui me teeme loengu lahti, aeglane nauding. Hakkab kohe koolitus pihta. Meie kursuse tänaseks teemaks on aeglustumine.
Ja kas tead, mis on kiirustamise vastand? Kiirustamise vastand on nauding. Ja sellepärast ka tänase teema nimeks on aeglane nauding. Sest vaata, juba kui me vaatame erutust, siis mehed ja naised erutuvad erinevalt. Ja sellised on siis 10-15 minutit loengud erinevatel teemadel ja seesama loengumaterjal on ka lahti kirjutatud siin tekstina ja lisatud on illustratsioonid niimoodi, et saab selle materjaliga tutvuda kas lugedes või lihtsalt kuulates ja vaadates. Ja niimoodi on meil kokku pandud 15 loengut, 15 massaaži, hulganisti erinevaid boonuseid, meil on intervjuud erinevate külalistega ja ka harjutused, mis on siis mõeldud sinu enda kasvatamiseks ja enda nii-öelda võimete arendamiseks. Aga praegu kõigile neile, kes on kursuse juba ostnud, praegune vaade on vot selline. Kui te ise praegu sisse logite ja vaatate, siis teil on siin lahti ainult üks moodul. Ja see on ka siin ainult kursuse tutvustusega. Ehk et paljude jaoks on see kohe nagu küsimus, et miks ma näen nii vähe, miks ma näen siin ainult ühte videot. Siis põhjus on selles, et see kursus on üles ehitatud niimoodi, et materjalid hakkavad avanema siis ükshaaval. Iga päev üks osa sellest kursusest avaneb sinu ees ja sa saad sellele ligi. Ja järgmisel päeval tuleb massaaživideo, võib-olla mingisugune harjutus ja siis jälle üks loeng. Nii et igapäevaselt sa kulutad kusagil pool tundi kuni tund selle materjali omandamise peale ja niimoodi terve kuu, kus igapäevaselt tuleb sulle uus info. See on selleks, et meil oleks kõigil sama tempo, et meil oleks aega neid asju praktiseerida ja et meil oleks võimalik neid teemasid ükshaaval lahata, sest et iga nädal meil toimuvad nädalavahetustel ka sellised webinarid, kus me suhtleme ja arutame senini läbitud teemat ja jagame oma kogemusi teiste meestega. Niimoodi me kõik püsime ühel rajal. See on siis selle eesmärk. Võib-olla, kui rääkida natukene veel sellest kursuse sisust, siis ma tahaksin tutvustada neid teemasid. Et võtan endale selle lahti. Nagu ma ütlesin, kursusel on kokku 14 siis peamist moodulit pluss üks boonusmoodul, mis avaneb siis päris lõpus. Ja kõigepealt me räägime selle koolitusel siis tutvustusest ja ettevalmistusest, kuidas selleks koolituseks valmis olla. Ja esimene teema peale seda ongi aeglane nauding, see, mida ma just teile näitasin seal koolitusel. Seal me räägime, kuidas aeglustumine mõjub meie vahekorrale ja kuidas selleni jõuda. Ma annan ka erinevad praktikad läbi näiteks tandava tantsu või jalutamise harjutuse, kuidas sa saad oma seda kiirustamist maha võtta, sest et kiirustamine ongi üks kurja juur ja põhjus, miks me ka vahekorra ajal oleme alati esimesed varmad lõpetama. Teine teema on hääle tegemine. Harjutame hääle tegemist nii vahekorra ajal kui ka väljaspool vahekorda, kuidas me üldse julgeme oma häält kasutada, kui palju me teeme häält ja kui palju me seda naudime. Siis kolmas teema on hingamine. Meil on hästi palju erinevaid hingamisharjutusi, mis aitavad reguleerida meie närvisüsteemi, meie seedimist ja meie vahekorda.
et ma annan sinna ka mitmed hingamise praktikad, mida saate koolituse käigus ja ka peale koolitust kasutada. 4. teema on salalihase treening, ehk et me räägime lihasgrupist, millega on võimalik ejakulatsiooni ära hoida ja mida on oluline treenida kogu eluea jooksul. Ja ma räägin täpsemalt ka miks selle koolituse käigus. Siis me peatume lõdvestumisel, kuidas lõdvestumine saab mõjutada meie armatsemist ja kuidas jõuda lõdvestumiseni. Ma annan seal ka lõdvestumise meditatsiooni näiteks sellel ajal. Järgmine teema on keha aktiveerimine, kuidas tuua kehasse üle keha orgastilisi kogemusi ja kuidas laiendada oma seksuaalenergia konteinerit. See on üks hästi oluline teema nii meeste kui naiste puhul. Edasi me räägime oma väe suunamisest. See on juba selline, meil on ka erinevad Qiguni harjutused ja me õpime energiat liigutama kehas ja kehade vahel. Ja nüüd selles peatükis ma jagan täpselt juhiseid, kuidas seda energiat liigutada ka vahekorra ajal. Edasi me räägime penetratsioonist ja sellega seotud komplikatsioonidest, et see kursus aitab ka neid mehi, kellel on probleeme erektsiooniga näiteks. Et kui mehel ei ole korralikku erektsiooni, siis see tegelikult ei takista armatsemisel, vaid on võimalik sellest mööda minna. 9. teema on lõputu vahekord, kus siin nüüd ma annan juba sellised praktikad, mis viivad nii-öelda armatsemise lõpmatuseni, et see on selline pidev protsess, kus ei ole vaja peatuda ja saab kesta vahekord tunde. 10. teema on patarei sinu püksis ja see on selline huvitav lähenemine, kuidas veel me saame oma suguorganeid rakendada ja kasutada kas teineteise tervendamisel või väestamisel, et seal on sellised natukene šamanistlikud praktikad, mida ma igale mehele õpetan, sellised tantristlikud saladused. Edasi on lingami anatoomia, ehk et me räägime täpsemalt mehe suguorganist, mis on need piirkonnad, kuidas neid puudutada ja mida need mõjutavad ka sinu ülejäänud organites kehas. 12. teema on seksisõltuvus. Me arutame sellel teemal meestega, kuidas sellest nõiaringist välja tulla. Mul on konkreetsed praktikad, mis vabastavad mehi seksisõltuvusest, nii et nad ei ole enam oma ihade vorjad. 13 on joonivõti, kus me räägime naise suguorganitest ja kuidas naisele läheneda ja kuidas teda nii-öelda erootiliselt avada. Hästi huvitav ja intiimne teema. Ja seejärel tuleb siis kokkuvõte ja kokkuvõtte juures on ka teatud boonusmaterjalid. Näiteks üks boonustest, mida iga lugeja saab, kursusel osaleja, kes siin registreeris ennast veel ennem septembri algust, saab selle kursuse kohta audioraamatu. Ehk et kogu see materjal tuleb sulle ka audioraamatuna kaasa, et sa saad seda oma seadmest kuulata. See on alla laetav, saad selle panna omale kusagile telefoni või arvutisse, kus iganes sul on mugav seda kasutada. Ja veel mitmeid teisigi boonuseid tuleb sellega juurde. Näiteks meil tuleb üks väga huvitav intervjuude sari, mis avab nii mõnegi saladused naiste maailma kohta, mida me tegime Kaiega. Ja sellised on need teemad, mida me seal käsitleme. Kas kellelgi on küsimusi? Jaa, ehk et tuleb meelde jätta, et neile, kes on kursuse juba ostnud,
siit ülevalt saate sisse paremalt ülemisest nurgast. Ja soovitan materjali käia vaatamas iga päev, sest et iga päev ma postitan sinna uut materjali, sinu õppeklassi. Niimoodi sa näed ja oled kogu aeg kursis. Ma ei kavatse iga kord sulle meili saata postkasti, muidu ma risustan su postkasti ära. Aga perioodiliselt ma saadan ka osalejatele kirju uuenduste kohta, mis kursusele on lisatud. Kõigile veel, kes soovivad, praegu on nüüd viimane võimalus selle kursusega veel liituda, siis minu poolt on veel sooduskood, mida saad kasutada ennem homset õhtut. 24 tundi on veel kursusele ligipääs avatud ja siis läheb kursus lukku. Siis me enam kedagi vastu ei võta ja meil läheb müük kinni. Et siis me läheme kuuajalisele rännakule ja sellel ajal ja peale seda ei saa selle kursusega liituda. Et nüüd järgmine ring tuleb alles aasta pärast. Et nüüd on see võimalus tulla nende, praegu on üle 20 mehe, kes on kursusele ennast registreerinud, et koos selle grupiga minna sellele rännakule on kõige parem. Sest et niimoodi sa õpid kõige paremini ja sul ei teki seda tunnet, et sa jääd maha või sa loobud. Et loobumise tunne on see kõige suurem oht tänapäeva online koolituste puhul. Et 24 tundi on veel jäänud kursusega liitumiseks ja siia ma panen ühe sooduskoodi sulle, kui sa soovid seda kursust omandada. See sooduskood on mees. Ja Oliveri käest tuli hea küsimus, kas need materjalid on ka pärast järel vaadatavad ja kas jääb sellele ligipääs. Kõigile neile, kes liitusid eelmise parim armastaja kursusega, mis algas 3 aastat tagasi, oli ligipääs nüüd need 3 aastat, aga aasta lõpus läheb too eelmine kursus kinni. Nüüd see kursus, sellele ligipääs jääb nii kaua avatuks, kui sul tarvis on. Ehk et ma enda poolt annan eluaegse nii-öelda ligipääsu, aga kui siin internet peaks maas olema või mingid muud tehnilised force majeure'id, siis sellest ma kahjuks ei saa vastutada. Aga mõte on selles, et ligipääs jääb alles. Nii et kasuta seda võimalust, telli see kursus omale kasutades sooduskoodi mees, 24 tunni jooksul saad sa veel sellega liituda. Nüüd üks hästi huvitav ja oluline osa sellest kursusest, mida mehed on kiitnud. Ma ütlen, tänaseks päevaks selle kursuse on läbi teinud üle 150 mehe ja mitte keegi ei ole kurtnud või kahetsenud, et ta selle kursuse läbi tegi. Ja mida mehed on kõige rohkem selle koolituse juures kiitnud, ongi tegelikult need Zoomi koosolekud, kus me kõigi meestega saame kokku ja jagame oma kogemusi ja räägime olulistel teemadel. Need on kuld ja isegi nende järelvaatamine on alati olnud kuld. Aga kui sa saad sellest osa, siis sealt tekib selline kambavaim ja tugev sünergia, mis aitab meestel nii-öelda oma muresid lahendada, teineteist väestada, teineteist toetada ja saada jõudu juurde. Nii et need pühapäevased Zoomid, kui sa isegi ütleme programmist jääd mõne päeva maha ja mõni päev jääb vahele, siis minu soovitus sulle vähemalt pühapäeval kell 7, nagu täna, ole kohal, sest siis toimub meil Zoomi kohtumine ja need kohtumised on kõige parem osa sellest kursusest. Me teeme erandkorras ka homme ühe Zoomi koosoleku, et see koolitus käima tõmmata. Seal ma teen ka lühiülevaate kursuse sisu kohta ja saan vastata esimestele küsimustele, aga ülejäänud kordadel toimuvad meil Zoomi kohtumised ikkagi pühapäeviti kell 7. Ja siin on meil täna ka laivis mehi, kes on osalenud juba varasemal parim armastaja kursusel, nagu Marti Jaan näiteks. Võib-olla Marti, sa tahad paari sõnaga kommenteerida enda kogemust, mida see kursus on sulle andnud või kuidas see on sinu elu mõjutanud? Või Kaido? Nii? Kindlasti on mõjutanud selles mõttes, et
on mind palju enesekindlamaks teinud ja julgemaks endast nagu otsuseid vastu võtta ja näha, kuidas öeldakse, inimolemust, et miks me toimime nii ja aru saada asjadest. No. Ja noh, ütleme, need õpipraktikad ja kõik muu ongi nagu selles mõttes hea töövili või riist nagu mõistmaks, kuidas me saame üksteist toetada ja olla kohal. Jaa. Väga hea, aitäh sulle, Mart-Jaan. Jaa, Kaido, sina oled ka meil selle koolituse minu teada läbi teinud. Kas sa ka oskad võib-olla oma kogemust jagada? Kaido on bussis ja tema rääkida ei saa. Ta ütleb, et sai nende õpetustega 35-aastase naise orgasmile, mida ta polnud elu sees kogenud. No, see on 35-aastase kohta on see päris hea tulemus, et see oli tema elu esimene selline kogemus. Päris huvitav. Jaa, et need tehnikad on päris võimsad, mida me õpime, nii enda kohta kui ka naiste kohta. Aga Taavil oli siin väga hea küsimus, kas tuleb ka kalendriplaan, et saaks ennast kalendri järgi ajastada. See on väga hea mõtte, Taavi, ja kuigi mul seda kalendriplaani veel ei ole, siis ma teen selle valmis ja saadan meestele laiali. See on tõesti hea mõte. Ja ma panen selle kalendri kokku niimoodi, et iga mees saab võtta selle aja ja panna oma kalendrisse ja olla nendeks hetkedeks kohal. Aga raudpolt on see, et iga pühapäev kell 7 me kohtume Zoomis ja räägime kursusest. Järgmised 6 aega, selle aja võid kohe endal kinni panna. Ülejäänud teemad, ma teen selle kohta sellise kalendri vaatama praegu mõtlen, kuidas seda kõige parem teha oleks tehniliselt, aga see on väga hea mõte ja ma tänan sind, Taavi, selle eest. Igor, mul on üks küsimus ka. Jaa, palun, Hannes. Kas, Hannes olen, jah. Et kas, kui palju on oluline, et su partner oleks on board selle koolituse ajal? Väga tihti küsitakse seda küsimust ja siin on hästi palju praktikaid, mis on mõeldud enesearenguks. Ehk et tegelikult nende teooriate käigus sa õpid enda kohta kõige rohkem. Et seal ei ole partneri olemasolu nii oluline. Teiseks on need harjutused, mis on mõeldud sinule, et sa saad oma energeetikat tõsta ja enda võimeid proovile panna. Massaažid küll, mis sinna vahele tulevad, nende jaoks on vaja partnerit. Enamus nendest massaažidest, mis me selle koolituse käigus õpetame, on üsna neutraalsed ja neid saab teha läbi riiete, tehaksegi riietega. Aga need jäävad sul alles ja kui ütleme nendeks päevadeks, kui näiteks sinu partner on selleks valmis, et võid neid siis hoida, neid massaažipraktikaid, et meil on mitmeid mehi, kes on ka tulevad üksinda sellele koolitusele. Nendele, kes tulevad üksi, me lisaks selle kursuse käigus pakume ka erinevaid deitimise tehnikaid, et aidata neil leida selleks ajaks kas või kaaslane, kelle peal neid asju harjutada. Aga nagu ma ütlesin, see ei ole primaarne. Ehk et kõige olulisem on see õppe, mida sina õpid enda kohta, kuidas oma seksuaalsust tervendada, võimendada ja laiendada nii, et sa ise oled palju paremas kohas. Massaažide puhul on sul vaja partnerit, aga massaaže saab teha ka hiljem. Kas, tobe küsimus võib-olla, aga et kas see võib olla üks siuke kursus, et disappear for 30 days ja siis tuled naise juurde ja siis nagu that's it, teed tegusi. Ühesõnaga, et selles mõttes, et nagu, et sa läbid selle kursuse, eks ju, ilma, et sa selles mõttes oma naisega seda praktiseeriks, aga et sa põhimõtteliselt suudad oma naist üllatada 110 pärast 30 päeva, kui sa oled salaja seda koolitust teinud. Absoluutselt. Seda ma sulle garanteerin. See üllatus saab olema wow. Ja.
et seda võib teha ka täitsa üllatusena. Minu arust väga hea mõte, et tuuagi selline väike twist asjale juurde ja teha endaga tööd salaja. Ja siis usu mind, see ei jää märkamatuks, see on nagu wow-efekt on garanteeritud. Kui sa teed neid praktikaid kaasa, mis ma sulle õpetan. Et siin on see aga, et praktikad on selleks, et neid teha. Kui praktikaid kaasa ei tee, siis tulemust kahjuks ei tule. Kui need mehed, kes osalevad sellel koolitusel, teevad neid praktikaid ja kursuse lõpus ütlevad, et kuule Igor, mul ei toimi, mul naine ütles, et mitte midagi ei ole muutunud, kõik on sama, siis minu garantii sulle, et ma maksan selle raha tagasi. Et ma luban sulle, et see muutus toimub ja seetõttu ma võin garanteerida selle, et minu poolt on see rahaline garantii seal taga. Kui sa teed tingimusel, kui sa teed neid praktikaid kaasa, siis sa saad kindlasti tulemust. Ma luban. Aitäh. Mart küsib, kas seda Zoomi saab järgi vaadata. Jah, ma salvestan tänast Zoomi kohtumist ja ma panen selle sinna samma üles, kus oli see link selle parimarmastaja.ee /tutvustus. Sinna ma panen selle Zoomi kohtumise ka ülesse. Sealt saab seda vaadata. Jaa. Kas on veel küsimusi? Siis meil on tegelikult pool tundi täis, ma kauem ei tahaks teid kinni hoida. Minu soovitus neile, kes ei ole veel seda otsust teinud, kasuta seda võimalust ja võtta see sooduskood mees ning tule pardale, sul on 24 tundi jäänud, siis läheb koolitus lukku ja enam sellega liituda sel aastal ei saa. Et nüüd on see võimalus, me läheme homsest, läheme juba laivi, koolitus läheb käima ja kuu aega me meestega käime päev-päevalt need praktikad läbi ja muudame elu, armuelu 180 kraadi järgmise 30 päeva jooksul. See on minu lubadus sulle ja kasuta seda võimalust. Ma kohtun sinuga juba homses Zoomis, neile, kes juba on koolitusele reganud, homme avanevad sul tutvustusmaterjalid, esimesed loengud, ettevalmistusloeng, mida kõike on kursuseks vaja, vaata see materjal läbi ja tule Zoomi kohtumisele. Ma ootan sind seal. Ole terve. Tervitused kõigile. Aitäh teile, et tulite. Kõik head. Tšau.